Kalju Nagel, teil on ateljees nii palju loodusmaale. Kas need ongi kõik siin ateljees sündinud? Ei ole. Neid on väga vähe, mis ateljees otse sünnivad, aga need on ka siis juba kogutud materjali põhjal ikka loodusest. Ma olen ju niisugune maalija, kes vahetu impulsi ikka saab otse loodusest. Te olete vist üks väheseid, siis mul on küll selline mulje jäänud, et tänapäeva kunstnikud väga harva nüüd natuuris maalivad. Nagu võiks ütelda viimane mohikaanlane käin ja näen palju vaeva. Ma nimelt panen suurt rõhku ka maastikus, mitte ainult selle atmosfääri kujutamisele, aga mind paelub ikka loodusest leida huvitavat nurka ja kompositsiooni ja nii ma vahest ulgun ja sõidan väga palju. Aga kas teete kavandeid enne või alustate kohe julgelt suurt maali? Ma vaatan, teil on siin väiksemad kavandid ja need on tavaliselt siis nii sündinud, et nagu sisse elamist ei ole nii kiiresti. No paned seal maalikasti püsti, aga siis vaatad veel, et kas on ikka väsimus ka nii suur, kas hakkad tegema ja siis teinekord saad selle õige impulsi veel selles, et võtad niisuguse väikse papitüki või millegi ja selle peale teed üldise. Kas näiteks siin on mingi mõnele konkreetsele maalile enne teed? Vaata, siin on ka üks, märgid ära umbes sellise kompositsioonilise lahenduse ja vaat siis leiad ja aeg läheb ju edasi ja vaatad, et see atmosfäär ja see kõik see annab väga hästi teha ja nii asudki. Siin vahetu teine töö, mis ma siis kohe tegin, seda enam mul ei ole, aga hiljem ma olen jälle kasutanud ära sellist asja, et siin natukene stiliseeritult otsinud uut moodi lahendust sellele motiivile. Aga mis nüüd selle kevade tööd on kohe päris viimased? Kaisel siin kohe. See on jäänud nii lume sulamisest selline poolele olev lahendus ja võib-olla katsun seda veel edasi teha, aga enda julgestuseks ma ikkagi kritseldan siin veel selle söe joonistuse jätan vahest enda, see on oma jaoks tehtud, sest ta ei ole nii see joonistusliku otstarbega tehtud, et siis ma näen seda vormi liigendust ja et siis ma saan nagu siin vabamalt edasi maalida. See on ikkagi selline tava. Ma vaatan, siin on rohkem veel talvepoolsed pilte vist. Ja see on siit samast aknast. Ilus ärmatis oli sel talvel. Ja see on nii vahetu kohe inspiratsioon saadud loodusest ja siis ma kaunis kiiresti töötan ja ongi nii, et kui ma ikka hästi kiiresti sattun hoogu, siis ma loodan alati sealt paremat resultaati. Ja kui see jääb niisuguseks nokitsevaks, siis läheb vist endal ka igavaks. Nii, et maal peab kiiresti valmis saama. Jah, minul on küll see. Ma leian, mis ma ateljees ikka kauem teen, sellest ma nii vaimustatud ei ole. Seda ka. See on ka nüüd kevade talvel tehtud. Üks linnavaade. Vaat, siin on veel mul teisi töid. Ka see on üks Tartu vaade. Aga seda ma juba talve olen seda motiivi käinud jälgimas ühest teisest kohast ja olen vahepeal teinud ühe niisuguse eskiisi. Ja võib-olla see jääbki üheks vahepealseks tööks. Võib-olla tuleks veel see on niisugune lai motiiv, panoraam, et seda saaks suuremalt kujutada. Siin seina peal on teil üks päris suurte mõõtmetega maal. Kas see on mingi konkreetsele kohale mõeldud? See on jah, see on Võru Kubja manastik ja on Punalipu nimelisele Sofoosi klubis. Aga Kalju Nagel, kuidas teie maalimistee üldse algas? Ma tean, et te olete Pallases õppinud. Kas teil on midagi ka nendest varasematest töödest alles jäänud või säilinud? Vähe küll. Nad enamus kõik hävisid, kus ma varem enne seda elasin siin Tartus.
aga mul on siiski midagi näidata. Ja see on mulle mitmekordselt armas töö, sest see on koht ka, kus ma suveti tädi juures väikse poisina varakult hakkasin elama. Mis koht see on? See on Ahja Metsküla. See on niisugune Raudseva talu. Ja mis ajast maal pärit on? See on umbes samal ajal, kui ma Pallasesse läksin 36. aastal. Ja no värvid olid mul juba siis nagu, ma olin neid värve teinud, aga maalinud veel palju ei olnud, sest mul onu kasupoeg Mats Masar, tema käis juba Pallases ja tema kui värve tegi, siis maalin talle väga usin abimees. Kas nii, et tema järgi tuligi see mõte üldse, et elus võiks kunstnikuks saada? Võib-olla jah, ma tutvusin selle ringkonnaga tema kaudu ja see Pallase ringkond sai mulle väga varakult tuttavaks juba nende kooli näituste põhjal ja kuid igatsus ja tahe vist oli varem juba olemas. Ma nii meenutan oma lapsepõlvest seda. Aga see on enne Pallas siis veel tehtud maal? Jah, samal ajal, kui ma 35. käisin ettevalmistuse kursustel, seal oli ka õhtu niisugused kursused ja ma mäletan, et kunagi ma tahtsin sinna pääseda, aga ma olin liialt noor sinna pääsemiseks ja siis oli see Tartu Postimees ja seal oli üks kuulutus, et võetakse vastu õpilasi õhtukursusele ja see on tänaseni meeles, et 5 krooni tuli maksa maksu selleks. Ja ma lugesin seda kuulutust Kivisilla peal, seal oli need gaasilampid ja mul oli selle peale nii hää meel, ma kortsutasin selle ajalehe üheks palliks ja viskasin jõkke. Ja see piltlik mälestus mul on väga hinge jäänud. Ja see 5 krooni ma ikka kusagilt vist sain ja ma sain astuda sinna joonistustundi. Ma vaatan, et maal on nii hästi säilinud, et oskused olid juba siis ikkagi täiesti. No ega siis olid lihtsalt mullavärvid põhilised, mis me ise siin mullad kätte saime Skrüter Wagneri värvikauplusest ja tehnoloogiat oli ka vaja teada ja eks mul vanem kolleeg see siis juhendas. Aga kes Pallasest teie õpetajateks olid? No kõigepealt oli professor Vardi, siis Liimand. No ja väga lühikest aega oli Ormisson, vast 1,5 kuud ja siis ma sain juba jälle üldateljeesse ja jälle nii-öelda Vardi juurde. Ja ma mäletan seda toredat ehmatust, tuli professor Vabe mulle Pallase trepi peal vastu ja ütles, et kas teie nimi on Nagel? Te tulete siis minu klassi. Ja ma olin sellest nii ehmatanud, et see oli vist suur au. See oli see suur au ja seal töötasid ikka tol ajal allipäised õpilased, ega siis nii noori ei olnud. Ja oli ka seal mõned nooremad ja ma tean, Elmar Kits oli juba seal ja Kõks ja paljud teised. Aga sinna ma unistasin ka minna. Aga mul ei olnud võimalus sinna siiski minna, sest ma olin ka üks selline õpilane. Läksin kursusesse edasi ja ilma rahata õpilane. Seda vist väga vähestele võimaldati. No ja ma teadsin, et iga õpetaja võis ühe õpilase nii pidada seal. Ja aga see oli ka siis klassivanema ülesannetes ja tuli küll noore mehena olla juba klassivanem. Et see au langes ka nii vastupidiselt. Ja mul siiski Vabe juurde ei õnnestunud minna, aga õnne oli veel ikka edasi. Vardi tuli siis mulle, tema tundis juba, tema juures olnud, ütles, et tulge minu klassi, et ma sain kostüümiateljee. Et me hakkame seal töötama, töö on nii samasugune nagu teisteski ateljeedes, aga meil natuke katsume huvitavalt ja tal oli huvitav programm, et teeme seal säädeldised kostüümidega ja ma tulin jälle seal, esialgu tuli hakata nii ateljee vanemana jälle tegelema ja ma mäletan, ta esimest
nädalat töötas kaasa, meid vist 3-4 õpilast oli. Aga ei läinudki aega edasi, kui juba semestri lõpus ei mahtunud sinna ruumi ära, sest väga palju õpilasi tuli? Jah, neid tuli teistest ateljeedest, igal pool oli ruumi kitsikust ka aga miski tõmbenumber oli ka sellel juures, et väga paljud tulid Vabe juurest ja Triigi juurest ja see Vardiateljee oli populaarne. Jah, see muutus väga niisuguseks omanäoliseks. Ma mäletan, et tol korral nagu nüüdki instituudis käiks suvebaasis ja tehakse suvel tööd, aga Vardi juba arrastas seda, et me mitu kord sõitsime Elva suunas rongiga välja ja Peedul ja kus me terve kursusega tegime maastikupilti. Kas te olite lõpuni siis Vardiateljees? Jah, olin küll. Nii kaua kui 39. aasta sügiseni sain olla, siis oli mul kutse käes tulla sõjaväkke aega teenima. Ja nii jäigi siis Pallase kool teil lõpetamata? Jah, sest edasi ma läksin sealt Punaarmeesse. Kui kehtestati Nõukogude võim, siis võeti otse Punaarmeesse teid? Jah, sest selektsioon tehti selle kodaniku armee suhtes ja mind arvati koosseisu. Ja rahuaega oligi vähe, sest varsti algaski suur sõda. Jah, see on juba pikem jutt. Seda võib-olla räägime juba istudes. Läheme tuppa ja vahel. Jah, palun. Sõjamehena olen ma üks nendest, kes langes ka esimesel sõjasuvel. Kui professor Peegel kogu selle materjali, selle oma fragmentaariumi
aine jaoks. No selle teemal oleme me palju vestelnud. Siis käis ka teie käest küsimus. Ja minu saatus langes väga neid takka järgimata, et väga palju ühte sellega. Sest tõesti kodu tuli selline teade, ma olin nagu langenud ja tol korral sugulased need ikka pärisid hinge kirikus ka. Ja, nii et aga Eesti territoriaalkorpusega, millega kaudu ma sõtta sattusin, seal ma siiski olin väga lühikest aega, paar nädalat. Kuna selle korpuse saatus oli ju väga traagiline, sealt palju ka järgi ei jäänud, kuid mina sattusin veel varem, ma hiljem sinna hilisematesse lahingutesse enam ei sattunud, sest mind pandi sanitarvoori ja... Aga te olete üks vähestest meie kunstnikest, kes on tegelikult kogu aeg armees olnud, pole näiteks Jaroslavlis olnud. Jah, ja peale selle on veel 10. Ma hiljuti vaatasin, see Suur Isamaa sõda selles raamatus on, seal 20 nime ära mainitud. Aga seal veel ei olnud kõiki, nagu Toomapoja nime ei olnudki mainitud. Tema veel oli päris sõjamees viimase päevani ja langes ka viimastel päevadel Kuuramaal. Meil siin enne oli juttu, siis te ütlesite, et olete fotograafi kirjas ka vaheajal, mismoodi see oli, kas te olite fotograaf? No jaa, hiljem küll sellise nimega on mind ka demobiliseeritud. Ma olin spetsiaalne amet oli mul fotograaf, sest tegelikult ma viimasel aastal võib-olla tegutsesin klubides kunstnikuna, aga kunstniku kohta sellist ei ole sõjaväe koosseisus, aga fotograaf on. Sellega oli veel lõbusaid ja kurbi juhtumeid ka, sest ma fotoasjandust ei tundnud, aga eks sealt tuli ikkagi vahest ka korraldus kohe tegutseda fotograafina ja vahest ka sain komandeeringuid kui juba siin Eestis olime tagasi, sain komandeering Tallinna ja Tartu ja ikkagi fotoülesandel ja mul olid fotoaparaad ikka kaasas, aga need olid ikka niisugused külge poogitud asjad ja unustasin vahest maha. Vaata, käisin juba tol korral noore neiu Virve juures ja unustasin isegi sinna maha ja läksin sõjaväkke ja siis olin ma kahtlusealune küll, kuhu ma selle kalli aparaadi panin. Aga mind ei lastud järgi ka seda ära tooma Tartust, aga minu kaaslane, Aare Allik vist, oli sama klubi töötaja, ta oli ansamblimees. Siis Aare tõi ära. Sai asjade käigust aru. Ja nii see fotoasjandus on mulle võib-olla hiljem hakanud huvi pakkuma ja kuigi amatöörina väga vähe suudan ära midagi teha. Aga millal te siis ikka abiellud saite pärast seda äkki alles? Jah. 46. 45 mind demobiliseeriti, siis ma sain jätkata veel Kunstiinstituudis Tartus paar aastat õpinguid. Õppisite edasi siis? Jah, õppisin edasi. 38. aastal olin instituudist ära. 48. Vabandust, see oli 48. Varem oli meil juba abielu sõlmitud. Kas ei olnud siis raske täismehena õppida ja perekonda üleval pidada? On küll, jah. Mõlemad me õppisime, mina ülikoolis ja tema instituudis. Ja siis tuli juba pered kah kasvas juurde, see tekitas omakorda tol korral küllaltki suuri probleeme. Ja tööd tuli ikka teha, sest ega Pallases ka omal ajal, õppetöö oli õppetöö, aga leivatöö oli ikkagi peale selle aja ja nii oli ikkagi peale sõja ka tuli nendes Tartu varemete vahel seda elu jätkata. Aga tartlane ma olen olnud ja tartlaseks vist olengi jäänud. Ja pärast seda teil on ju ka olnud kunstnikliigu Tartu osakonnas
tähtsaid vastutusrikkaid ameteid. No ja mind suunati peale instituuti kohe Tartu osakonda, sain ametkoha volinikuna ja hiljem esimehena olen ametis olnud ja konsultandina ja nii mitmed ja nii pidevalt selle organisatoorse tööga tegelenud. Tartu kunstnikel see maja on, kus me siin tänagi oma saadet teeme, on vist ka teie käsi mängus. Selle maja saamislugu on väga-väga kollektiivne ja pikk, sest tol korral vist seda maja ehitas kunstifondi 3 järjekordset direktori ja nüüd direktoriga vahetus, sest kunstifond oli ikkagi selle ehitaja. Algatus muidugi tuli Kunstnike Liidu poolt, aga juba siis oli ka meil siin kunstifondi juhatus ja Tartu Kunstnike Liidu osakonna juhatus ja mitu juhatust ja töö oli väga aktiivne. Ja üks kui teine distants ikka lükkas seda asja edasi. No minul oli see periood, tuli siin esimehena olla, kui seda maja sai valmis ja hakkasime siia sisse kolima ja seda nii rakendama ja jagama oma vahel. No see oli suur sündmus tol korral peale sõja. Ja kui hea või see sai, aga jah, seda isegi 25 aastat saab tagasi. Peaksime selle maja juubelit pidama. Ja siin on veel mehi, kes väga aktiivselt tol korral pidid asja ajama, nagu Juhan Paberit, kes praegu veel aktiivne kunstnik on. See... Nii et tuli jõuda endal ka mitut pidi oma loominguga tegelda ja kunstniku liidu asju ajada ja peret kasvatada. Ja õieti, vaata 71. aastast peale ma olen saanud päris vaba kunstnikuna tegelda oma loominguga ainult. Aga millal hakkas paistma, et lastest või mantlipärijaid tulla? Jah, seda ma ise ei märkanud, kui nad keskkoolis käisid, mul 2 poega, mõlemad ühes koolis olid ja nad olid nii 1-aastase vanuse vahega. Aga hiljem noorem Lemming. 8. klassi järel vist tekkis probleem, kas minna tal kunstikooli või õppida. Oli küll nii, jah. Keskkoolis edasi. Aga joonistada on mõlemad armastanud või oli väga kindel erinevus, et just Lemming Nagelist tuli kunstnik? Ei, nad arrastasid vast võrdselt ja sel ajal, kui koolis oli ka joonistamine. Tol korral oli ka vabariiklike noorte kooliõpilaste tööde konkursse ja võistlusi, anti isegi üks album välja. Ja seal on nii mõlema poisi tööd ära toodud. Vanem sai isegi see album on isegi mul vist seal ajalehtede all on seal. Seal on isegi võiks nüüd fotosid vahepeal vaadata, teeks teil ole perekonna ja laste ja lastelaste pilti. Ja, lapselapsi on palju. Palju neid on kokku? Ei, siin algab kohe minu endaga peale see kõige pisem. Mul oli 2 venda ka veel. Ja, aga see kõige pisem, see oli siis, ma ei tea, kas ma siis veel koolis ei käinud, vist tehti esimesed korraliku niisugused ülikond, sõrme otsadki sees, kasvu ja kui on juure antud. Ja nagu tol korral tehti. Üks suur pilt on kohe, seal on ma vaatanud mõlemad pead vähemasti pea. See on juba sellel perioodil, kui ma vist olin... See poisid võisid olla vast 10 aastal. 50. aastatel, kui esimehena tegutsesin. Kas see pilt on nüüd mingi ajakirja jaoks tehtud või ma vaatan, et siin on nii vahvasti loomulik situatsioon lavastatud? Täpselt, see on tol korral, ma ei teadnud ka, aga käis fotograaf ringi ja lavastas. Tahtis igal juhul teha meie korterist ja oli ta veel vaimustatud, et uut mööblit oli peale sõja. Väga kaasaegset mööblit täpselt. Ja see oli kaasaeg praeguseni uus mööbel siin või teise sellesse korterist. Samas toas. Kastidest, ja. No see ei ole see korter, kus ma olin. Aga mööbel on sama, jah. No ainult üks riiul. Tal korral oli küllaltki mööbli saamisega. Ei olnud veel sellises stiilis. Ei olnud midagi. Ja no vaata, on mul ka teisi hobisid igasuguseid. Näiteks
hakkasin ühes paigas oma suvemaja ja seda ümbrust rajama. Siin on täis maamehe tööd. Jah, siin on täis niisugust tööd ja tegemist. Ja sinna krundi peale on ka kasvanud juba nii suured puud, et täiesti palgi mõõdu annavad välja. Tol korral oli ta tühi lage, Peedu mägi. Ja ka sinna 25 aastat ka sinna tagasi selle ajaga kasvab ja loodus muutub väga. See on just lapselastele. See on ikka see meeliskoht, kus tahad. Et kisub ikka maale, nii nagu teie maalite põhiliselt loodust, et kisub lapsi ja lapselapsi ka maa poole. Aga see, et Lemmin Nagelis sai Tallinna kunstnik, kas see on nüüd teil vastastikune konkurents või vastupidi, et hea, kui mõlemas linnas on oma pere inimesi? Oi, ta nägi, et siin väga raske oli seda elu kunstialal rajada ja ma ikka väga palju olen ka muud teinud peale kunsti loomingu. Ja no tema elu... Õppis ja kolleegid seal kõik. Kolleegid ja siis tekkis tal ka perekond. Paljud tartlased jäävad niimoodi Tallinna. Lähevad Tallinna õppima. Ja võibolla tal juhtus nii, et see abikaasa ka Tallinnast ja ega siis oligi sinna ära jäädud. Ega ta ei kujuta ette küll, et mis ta peaks siin tegema. Algus ta käis küll iga nädal, tuli siit Sootsa vaene, Tartu liin. See oli ilus ja armas. Ehkki meil oli ikka nii pimedamad tänavad ja ikka hoopis väike ja niisugune vaiksem. Aga no nüüd on rohkem pidepunktiks need lapsed. Nendega tullakse ja minnakse ja kõik koolivaheajad on nad siin alati. Aga mis ametit teine poeg peab siis? Teine on keemiahoones inseneriks. Tema on niisugune tehnika peal. Hiljem oli koolis ka, läks joonestamiseks. Ja siis temal tekkis igasugune niisugune raadio ja tehnika huvi ja nii saigi temal see siis nagu elukutseks. Tema vist, see teine poeg leidis oma elukutse vist juba algkoolipäevil üles, et ta oli tikutopsi sisse teinud raadio ja siis kutsuti vist, sina käisid vist, kutsuti vanemaid kooli, et no segatundi. Segatundi, selge muidugi. Niks asju ei tohi kaasa vedada. Eks see muidugi oli hästi põnev teistele poistele ja siis tema ümber käis nagu mesilased ümber. Aga siis ma nägin ka, see oli väiksem kui tikutops oli veel, kus oli redissuled sees, üks puukarp. Ja seal oli tal väike tektor. Kuidas nüüd lapselastest paistab? Kas sealt on? Väga hästi kõik joonistuvad. Ainult tüdrukud ainult tantsivad. Ja siis joonistavad. Ei teadagi kumba rohkem. Muidugi laulavad ka. Aga vist ei olegi lapsi, kes ei taha joonistada, ma arvan. Nii armastavad nii väga. Võib-olla meie kodus rohkem, sest näevad pilte ja siis kõik tahavad teha ja paberid on ka jätkunud nendele ja siis... Ja harjub nägema ka. Hobuseid siis võidakse terve lehekülg joonistada. Igaüks on ise rakursiga ja nii hea liigutusega, et päris imestada, et milline tähelpanek on lapsel. Vaata, ma olen korjanud kohe see kõige vanema Katrini töid ja nüüd ka väike poiss Kristjan väga julgelt, need on mõlemad Lemmi lapsed. Kas see pilt ei ole nendest? Jaa. Pildid on olemas. Näe, siin on see Katrin, aga seal on ta vist veel poole noorem, nüüd on ta juba 13 aastat. Ja, nüüd on ta minust on ta igatahes pikem on see juba. Ma olen tema töid kogunud, aga ateljees on üks mapp neid temale palju üllatuseks kunagi. Suvel ta teeb palju ja jääb maha, siis ma kõik ei viska ära. See on hea korjata. Nii väga tore, kui siin on niisugused väiksed veel. Elukutset ja tööd jätkatakse. Ja, neid väikseid on veel, no nüüd on kokku neid 7 lapselast. Ja, kõiki väiksemad 4 kuule. Kõigil on tulevik ees.